Matteuse 13. peatükk. Tähendamissõna külvajast. Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde ja tema juurde kogunes suur rahvaolk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles, vaata, külvaja läks välja külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle ära. Aga osa kukkus kivisele maale, kus seal polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sellel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Kel kõrvad on, kuulgu. Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt. Miks sa räägid neile tähendamissõnadega? Ja Jeesus kostis. Teile on antud mõista taevariigis saladusi, neile aga ei ole. Sest kellel on, sellele antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb. Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe, sest selle rahvas süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, ja nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks. Ja nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada. Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad. Sest tõesti ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Iga ühe juurde, kes sõna kuningriigis kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatu ta südamest. See on teie äärde külvatu. Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab. Aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või tagakiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, et selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab, mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. Tähendamissõna raiheinast. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on inimese sarnane, kes külvab oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli vaenlane külvas raieina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd olas tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremees sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle, Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein? Tema lausus neile, see on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt, kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame? Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi
kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile. Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks. Nisu aga pange kokku mu aita. Tähendamissõna sinepi ivakesest. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepi ivakese sanane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Tähendamissõna haputaignast. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna. Taevariik on haputaigna sannane, mille naine võttis ja segas 3 vakajahu sekka, kuni kõik läks hapnema. Raiheina tähendamissõna seletus. Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi, et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu. Ma avan oma suu tähendamissõnateks. Kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamises peale. Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid, seleta meile tähendamissõna raiheinast. Ja tema kostis. Hea seemne külvaja on inimese poeg. Põld on maailm. Hea seeme kuningriigi pojad, raiheinad aga kurja pojad. Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp. Lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigis kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad ja viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Siis säravad õiged nagu päike oma isa kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu. Tähendamissõnad peidetud aardest ja hinnalisest pärlist. Taevariik on põllusse peidetud aarde sannane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sannane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Tähendamissõna noodast. Veel on taevariik nooda sannane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui nood sai täis, veeti see rannale. Istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid talle, jah. Siis ta ütles neile, sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, maja peremehe sannane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Jeesus hüljatakse kodukohas. Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamised lõpetanud, lahkus ta sealt. Ja tuli oma kodukohta ning õpetas nendes sünagoogis nii, et nad hämmastusid ja ütlesid, kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod. Eks ta ole see puussepa poeg. Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jakobuseks ja Joosepiks
ja Siimonaks ja Juudaks. Ja eks ta õed ole kõik meie juures. Kus siis talle see kõik on tulnud? Ja nad põlastasid teda, aga Jeesus ütles neile: kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas. Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusi nende uskmatuse pärast. Mattiuse 14. peatükk. Ristija Johannese surm. Tol ajal sai nelivürst Herodes kuulda, mida Jeesusest räägiti. Ja ta ütles oma meestele: see on ristija Johannes. Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu. Herodes oli ju Johannese kinni võtnud, aeldanud ja pannud vanglasse Herodiasse ja oma venna Filippuse naise pärast, sest Johannes oli talle öelnud, sa ei tohi seda pidada. Ja Herodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannes peeti prohvetiks. Aga kui Herodese sünnipäev tantsis Herodiase tütar nende keskel ja meeldis Herodesele nõnda, et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib. Tema aga lausus oma ema õhutusel: anna mulle vaagna risti ja Johannese pea. Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda. Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma. Ja Johannese pea toodi vaagnal ja anti tüdrukule ning too viis selle oma emale. Johannese jüngrid tulid, viisid ta surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele. Jeesus söödab 5000 meest. Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgisid nad talle jalgsi linnadest. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid: paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nüüd rahvahulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima. Aga Jeesus ütles neile: neil ei ole tarvis minna. Andke teie neile süüa. Nemad aga ütlesid talle: meil ei ole siin rohkem kui vaid 5 leiba ja 2 kala. Aga tema ütles: tooge need mulle siia. Ja Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte. Jüngrid aga andsid need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakasi korjati 12 korvitäit. Aga sööjad oli ligi 5000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. Jeesus kõnnib vee peal. Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellel kui ta laseb rahva hulkadele minna. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: see on tont! Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: olge julgelt, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas:
issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates. Issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olid aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Jeesus tervendab haiged Genesaareti ümbruskonnas. Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genesaaretis. Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged. Ja need palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema 6 palistust ja kes iganes teda puudutas, sai terveks. Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta. Matteuse 15. peatükk. Siis tuli Jeruusalemmast Jeesus juurde varisere ja kirjatundjad, kes ütlesid, miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Aga tema vastas neile, miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Jumal ütles ju, austa isa ja ema ja kes isa või ema sajatab, peab surema. Teie aga lausute, kui keegi ütleb isale või emale, olen selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sina pidid minu käest saama. Siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Te silmakirjatsed, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja. See rahvas austab mind huultega. Nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetusena inimeste käskimisi. Ja kui Jeesus oli rahva hulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge ja mõistke. Inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid talle, kas sa tead, et seda sõna kuuldes said varisesid pahaseks? Tema vastas, iga taim, mida minu taevane isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Jätke nad on pimedates sõgedad teejuhid. Aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku. Aga Peetrus vastas talle, selgita meile seda mõistukõnet. Jeesus ütles, kas ka teie veel ei mõista? Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja? Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest. Sest südamest lähtub kurja, mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigast pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis. Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda. Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas.
mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, issand, aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll, issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandatel laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Jeesus terendab palju vigaseid. Ja sealt siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles mäele ja istus sinna. Ja ta juurde tulid suured rahva hulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks. Nüüd rahvas imestas näes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat. Jeesus söödab 4000 meest. Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde, ütles, mul on rahvast hale, sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks. Jüngrid vastasid talle, kust me siis kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahva hulga kõhud saaksid täis. Jeesus ütles neile, mitu leiba teil on? Nemad ütlesid 7 ja mõned kalakesed. Ja ta käskis rahva hulgal maha istuda, võttis need 7 leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte. Ja nad kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Sööjaid oli aga 4000 meest. Peale selle veel naised ja lapsed. Ja kui Jeesus oli lasknud rahva hulgal ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani piirkonda. Mattiuse 16. peatükk. Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast. Ja variserid ja saduserid astusid Jeesus juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. Temaga kostis. Õhtu jõudes te ütlete, ilus ilm tuleb, sest taevas punetab. Ja vara hommikul te ütlete, täna tuleb raju ilm, sest taevas punetab ja on sompus. Taevapalge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähte üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkus sugupäev nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht. Ja ta jättis nad sinna ja läks ära. Jeesus hoiatab variseride haputaigna eest. Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile, vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Et nemad arutasid endamisi, see ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa. Jeesus aga ütles seda märgates, mis te arutate endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need 5 leiba 5000 mitu korvitäit te saite? Ja need 7 leiba 4000 ja mitu korvitäit te saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta, hoidage variseride ja saduserite haputaignast? Sest nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid varisele sadurise õpetusest. Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisaria kaladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat?
aga nemad kostsid. Mõned ütlevad risti Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks. Sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab elu, minu pärast leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisetes, kes näevad inimese poega tulevat oma kuningriigiga veel enne, kui nad maitsevad surma. Matteuse 17. peatükk. Jeesus kirgastatakse. 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees. Ta pales säras otse kui päike. Ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Ja ennäe, Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele, issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Kui ta alles rääkis, enne helendav pilv varjas neid ja enne hääl ütles pilvest, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutas, tõuske üles ja ärge kartke. Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid. Ärge rääkige sellest nägemises kellelegi, enne kui inimese poeg on üles äratatud surnuist. Ja jüngrid küsisid Jeesuselt, miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia? Aga tema vastas, muidugi tuleb Eelia ja seab kõik korda. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, et nad ei ole teda ära tundnud, vaid on talle teinud, mida kõik ainult tahtsid. Niisamuti peab ka inimese poeg kannatama nende käes. Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Riste ja Johannesest.
Jeesus tervendab langetõbise poisi. Ja kui nad rahva hulga juurde tulid, astus Jeesus juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili ja ütles: Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti. Sageli kukub ta tulle ja sageli vette. Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha. Aga Jeesus vastas: Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta siia minu juurde. Ja Jeesus sõites kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks. Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid: Mispärast meie ei suutnud teda välja ajada? Aga tema ütles neile: Teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepi ivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele: Siirdusid sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. See tõugile välja millegi muuga kui palve ja paastumisega. Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist. Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: Inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema ja 3. päeval äratatakse ülesse. Ja nad jäid väga kurvaks. Jeesus maksab templimaksu. Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: Kas teie õpetaja templimaksu ei maksa? Peetrus vastas: Küll ta maksab. Kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: Mis sa arvad, Siimon? Kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt? Aga kui Peetrus ütles võõrastelt, lausus Jeesus talle: Siis on pojad vabad. Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb. Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest. Mattiuse 18. peatükk. Kes on suurim? Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: Kes küll on suurim taevariigis? Jeesus kutsus ühe lapse, pani nendele keskele seisma ja ütles: Tõesti, ma ütlen neile, kui te ei pöördu ega saa, kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Patustamise ohtlikkusest. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale ahvatluste pärast. On küll paratamatu, et kiusatused tulevad, kuid hädas sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb. Aga kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja heida minema. Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu, kui 2 käega ja 2 jalaga olla visatud igavesse tulle. Ja kui su silm ajab sind patustama, kisu ta välja ja heida minema. Sul on parem 1 silmaga minna ellu, kui 2 silmaga olla visatud tulepõrgusse. Vaadake ette, et te ühte ainuski neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu isa palet, kes on taevas. Inimese poeg on nüüd tulnud päästma kadunut. Tähendamissõna kadunud lambast. Mis te arvate, kui ühel inimesel juhtub olema 100 lammast ja 11 ära eksib, eks ta jäta need
99 mägedesse ja lähe otsima eksinut. Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende 99 pärast, kes ei olnud eksinud. Nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks. Vennast, kes patustab. Aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel 1 või 2, sest 2 või 3 tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduses sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal 2 teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida iganes nad paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Tähendamissõna südametust sulasest. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda, kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Seepärast on taevariik kuningas sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette 1, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et talle aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas seda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale. Ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui seal sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned? Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis tal heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teise sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde, ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Matteuse 19. peatükk. Ja sündis, et kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, lahkus ta Galileast ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit. Ja talle järgnesid rahvahulgad ning ta tegi nad seal terveks. Abielu lahutamisest. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates, kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel. Tema aga vastas, kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks? Ja ta ütles, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole
ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Nad ütlesid talle, mispärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada? Jeesus vastas neile, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul aga ei olnud see nõnda. Aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu. Jüngrid ütlesid talle, kui naise võtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata. Tema aga ütles neile, seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud ema ihust ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud ja kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku. Jeesus õnnistab lapsi. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Ta pani oma käed laste peale ning läks sealt ära. Rikas noormees ja igavene elu. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Noormees ütles talle, seda kõike ma olen pidanud. Mis mul veel puudub? Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda? Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu. Kõik on aga võimalik Jumala käes. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile, Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Mattiuse 20. peatükk. Tähendamissõna töötegijast Viinamäel.
taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenerile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja 3. tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: minge ka teie viinamäele ja ma annan teile mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle: meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile: minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni. Et sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele nendest: sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenerile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Jeesus kuulutab 3. korda ette oma surma ja ülestõusmist. Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta 12 jüngrit kõrvale ja ütles neile teel: vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning 3. päeval äratatakse ta üles. Igatsus au järele. Siis astus Zebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. Jeesus küsis: mida sa tahad? Naine ütles talle: ütle, et need mu 2 poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal käel. Aga Jeesus kostis: teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle: võime küll. Tema ütles neile: küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, läksid nende meel pahaseks 2 venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: te teate, et rahvaste valitsejad, peremehed nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Jeesus teeb nägijaks 2 pimedat.
ja Jeerikust välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, 2 pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad. Halasta meie peale, issand, Taaveti poeg. Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad kisendasid veel rohkem. Halasta meie peale, issand, Taaveti poeg. Ja Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, issand, et meie silmad avaneksid. Jeesus lakkas neist hale ja ta puudutas nende silmi ja kohe nägid nad jälle ning läksid temaga kaasa. Mattiuse 21. peatükk. Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betvaisi poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures. Pääske need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake, issand vajab neid, ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja loomavars. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale, et tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale. Teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel järel, hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Hosanna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvahulgad ütlesid, tema on see prohvet, Jeesus Galilea Naatsaretist. Jeesus ajab kaubitsejad templist välja. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. Ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väetite, laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Jeesus ja viljatu viigipuu. Aga varahommikul linna tagasi tulles tundis Jeesus nälga. Ja kui ta nägi ühte viigipuud tee kõrval, läks ta selle juurde, ent ei leidnud muud kui lehti. Ja ta ütles sellele, ei tule sinust enam iialgi vilja, ja viigipuu kuivas otsekohe ära. Kui jüngrid seda nägid, ütlesid nad imestades, kuidas see viigipuu nii otsekohe ära kuivas? Jeesus vastas neile, tõesti,
ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele ütleksite, kerki ja kukuta end merre, siis see sünniks. Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Küsimus Jeesuse meelevallast. Ja kui Jeesus oli pühakotta tulnud ja õpetas, astusid ülempreestrid, rahvavanemad tema juurde ja ütlesid, millise meelevallaga sa seda kõike teed ja kes on sulle andnud selle meelevalla? Aga Jeesus vastas neile, ka mina küsin teilt ühte asja. Kui te mulle seda ütlete, siis ütlen minagi teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Kust oli Johannese ristimine? Kas taevast või inimestest? Nemad arutlesid aga endamisi. Kui me ütleme, et taevast, siis ta ütleb meile, miks te siis ei uskunud teda. Kui me aga ütleksime, et inimestest, siis tuleks meil karta rahvahulki, sest kõikide meelest oli Johannes prohvet. Nii vastasid Jeesusele. Meie ei tea. Siis lausus ka tema neile. Ega minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen. Tähendamissõna 2 pojast. Aga mis teie arvate? Inimesel oli 2 poega ja ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kuid too kostis, ei taha, ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, et too vastas, küll ma lähen, isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid esimene. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Tähendamissõna Viinamäe rentnikest. Kuulge teist tähendamissõna. Oli inimene majaisand, kes istutas Viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni, siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulasest rentnike juurde ja oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõnda samuti. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel. Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid Viinamäelt välja ja tapsid ära. Kui nüüd Viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Nad ütlesid talle, ta hukkab need kurjal kombel ja annab Viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Jeesus vastas neile, kas te pole kunagi lugenud kirjast? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, seesama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on imeasi meie silmis. Seepärast ma ütlen teile,
Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks. Aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Kui ülempreestrid ja varisid seda Jeesuse tähendamist seda kuulsid, taipasid, et ta räägib seda nende kohta. Ja nad otsisid võimalust seda kinni võtta, kuid kartsid rahvahulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks. Tähendamissõna kuninglikust pulmaveost. Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. 22. peatükk, Mattiuse 22. peatükk. Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma peale paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Öelge kutsutuile, vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis. Tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud. Fariseerid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast. Siis fariseerid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Herodeslastega ütlema, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kelleski, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? Näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki ta kätte teenari. Ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid temale, keisri. Siis ta ütles neile, andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika. Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest. Tol samal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt. Õpetaja Mooses ütles, kui keegi sureb, ilma et tal oleks lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale. Meie pool oli 7 venda. Esimene võttis naise, kuid suri. Ja et tal ei olnud järglast, siis jättis ta naise oma vennale.
nõnda samuti ka 2. ja 3. kuni 7. Pärast kõiki suri see naine. Ülestõusmisel nüüd. Kelle naine nendest 7 peab ta olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma. Jeesus aga vastas neile. Te eksite, kuna ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest. Seadusetundjak kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus on sulgenud sadusäride suu, kogunes nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle. Armasta Issandat, oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis 2 käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Kelle poeg on Messias? Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt. Mida te arvate Messia kohta? Kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle, Taaveti. Tema lausus neile. Kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks? Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Kui nüüd Taavet hüüab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Jeesuse kõne kirjatundest ja variserides. Matteuse 23. peatükk. Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele. Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nad seovad kokku ränki ja vaevu kantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrme otsagagi neid liigutada. Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. Nad armastavad esimesi kohti võõrus pidudel ja esimese istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid rabiks. Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie õpetaja. Teie kõik olete aga vennad ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie isa, see on taevane. Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie juhataja, Kristus. Aga suurim teie seast olgu teie teenija, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aga häda neile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest. Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te neelate alla lesknaiste majad
ja silmakirjaks, venitate palvetused pikaks. Seepärast te saate seda rängema kohtuotsuse. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad. Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata kas või üks oma usku ja kui see sünnib, siis te teete temast põrgulise, kahe võrra niisuguse, kui te ise olete. Häda teile, te sõgedad teejuhid, kes te ütlete, kes iganes vannub templi juures, selle vanne ei loe midagi. Kes aga iganes vannub templi kulla juures, see on kohustatud vannet täitma. Te rumalad ja sõgedad, kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb? Te ütlete, kes iganes vannub altari juures, selle vanne ei loe midagi, aga kes iganes vannub altaril oleva ohvrianni juures, see on kohustatud vannet täitma. Teie sõgedad, kumb siis on suurem, kas ohvriann või altar, mis ohvrianni pühitseb? Niisiis, kes vannub altari juures, see vannub selle ja kõige juures, mis on altaril. Ja kes vannub templi juures, see vannub selle ja tema juures, kes templis elab. Ja kes vannub taeva juures, see vannub Jumala trooni ja trooni istuja juures. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja kümnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest. Õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed, sest te puhastate karika ja liua väljaspoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seespoolt, et see ka väljast saaks puhtaks. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed, sest sarnanete lubjatud haudadega, mis väljaspoolt paistavad küll nägusad, aga seespoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku. Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seespoolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut. Häda teile, kirjatundjad ja varisete silmakirjatsed, sest te ehitate prohvetite hauamärke ja ehite õigete hauakambreid. Ja ütlete, kui meie oleksime elanud oma esiisade päevil, siis meie küll ei oleks olnud nende kaaslase prohvetite vere valamisel. Nõnda te tunnistate ise eneste kohta, et teie olete prohvetite tapjate pojad. Täitke siis teiegi oma vanemate mõõt. Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda ära põrgu kohtust. Seepärast vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarkuid ja kirjatundjad ning osade tabate ja lööte risti ning osade piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna. Et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Berkia poja Sakaaria vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb sellest sugupõlve peale. Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapab prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Mattiuse 24. peatükk. Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust. Ja Jeesus tuli pühakoest välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile, eks te näe seda kõike. Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrite juurde, küsisid omavahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb
ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht? Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Sest paljud tulevad minu nime all öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ihmu, sest see kõik peab sündima. Kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist ja palju valeprohvete tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ja kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, lugeja mõtelgu sellele. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma. Ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Ja siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandaks neid päevi. Jeesus õhutab valvama. Kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge. Sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, en näe, ta on kõrbes, ärge siis minge välja. En näe, ta on kambrites, ärge siis uskuge. Sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakutkad. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas. Ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma englid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud 4 tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Ent viigipuust õppige võrdumit, kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taevainglid ega poeg, vaid isa üksi. Sest nii nagu olid noapäevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva. Ega taibanud midagi,
enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on veskel jahvatamas, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Tähendamissõna arukast ja arutust sulasest. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seanud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Matteuse 25. peatükk. Tähendamissõna 10. neitsist. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 nendest olid rumalad ja 5 arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid oma lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd, ennäe peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalased ütlesid arukatele, andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Aga arukad vastasid, ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid, isand, ava meile. Aga tema vastas neile, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest ei tea seda päeva ega tundi. Tähendamissõna talentidest. Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Igaühele temast suutlikkust mööda ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Nõnda samuti ka 2 talenti saanud sai teist 2 juurde. Aga kes oli saanud 1, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud 5 talenti. Lisas sellele teist 5 talenti ja ütles, isand, sa andsid mulle 5 talenti. Ennäe, ma olen saanud teist 5 talenti. Ta isand lausus talle, tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmupeole. Ka 2 talenti saanud, ütles ta ette astudes, isand, sa andsid mulle 2 talenti. Ennäe, ma olen saanud teist 2 talenti.
isand lausus talle, tubli, sa oled hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma tean, et sa oled vali mees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära, peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isand aga vastas talle, sa halb ja laisk sulane, sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte ja tulles oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on 10 talenti. Sest igaühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlbmatne sulane heitke välja kaugele pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Tähendamisena rahvaste kohtust. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli jänu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin halasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või jänusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastas neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütles ka vasakul käel olijatele. Minge ära minu juurest, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli jänu ja te ei andnud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin halasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need. Issand, millal me nägime sind näljasena või jänusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile. Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Mattiuse 26. peatükk. Vandenõu Jeesuse tapmiseks. Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele. Te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. Siis kogunesid ülempreestrid, rahvavanemad, ülempreester Kaifase kotta ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid aga, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Jeesust salvitakse. Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, astus ta juurde naine, kellel oli
albasternõu ülihinnalise salviga ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes, nad ütlesid, milleks küll see raiskamine? Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda vaestele. Aga Jeesus ütles seda märgates neile, miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaesed on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati, sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks. Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud. Juudas reedab Jeesuse. Siis läks Juudas Iskariot 11:12 ülempreestide juurde ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 hõberaha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetket Jeesust ära anda. Jeesuse viimne paasasöömaaeg. Aga haptemate leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse juurde, jüngrid ta juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasasöömise valmistaksime? Tema ütles, minge linna selle ja selle juurde ja öelge talle, õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasasöömaaega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasasöömaaja. Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga ja kui nad sõid, ütles tema, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkaksid nad järjestikku talle ütlema, ega ometi mina see ole, issand. Tema aga vastas, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle, olen siis mina see rabi? Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele, andes, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Jeesus kuulutab ette, et jüngrid jätavad ta maha. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele, siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutakse laiali. Kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Jeesus palvetab Getsemanis. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2
Zebedeeduse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ta läks pisut eemale, langes silmini maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele. Niisiis te ei jaksanud üht ainsatki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas. Minu isa, kui sa ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti need samad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile. Teie aina magate ja puhkate, vaata tund on lähedal ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, lägi, ennäe, mu äraandja on lähedal. Jeesus vangistatakse. Ja kui Jeesus alles rääkis, ennäe tuli Juudas, üks neist 12 ja temaga oli kaasas suur rahvahulk, mõõkade ja nuiadega saadetakse ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise. See, kellele ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni. Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles, tere rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesus juurde ja panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Ja näe, üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Sel tunnil ütles Jeesus rahva hulgale. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas, et ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et prohvetide kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. Suur kohus kuulab Jeesust üle. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu olid kogunenud kirjatundjad ja vanemad. Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni, läks sisse ja istus teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ent ei leidnud, kuigi palju valetunnistajaid astus ette. Viimaks aga astusid ette 2, kes ütlesid, tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja 3 päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga Jeesus vaikis ja ülempreester ütles talle, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala poeg. Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad.
ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevad taeva pilvedele. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki, ütles, ta on teotanud pühadust, mis tunnistajad meil veel on vaja. Vaata, nüüd te olete ise kuulnud pühaduse teotust. Mis teie arvate? Aga nemad kostsid, talle on surmasüü. Siis nad sülitasid Jeesuse näkku ja peksid teda rusikatega. Mõned aga lõid teda kepiga ja ütlesid, ütle meile prohveti viisil, Messias, kes see on, kes sind lõi? Peetrus salgab Jeesuse. Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, kas sina oled Galileas Jeesusega? Aga tema salgas kõigi ees. Ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta läks aga värava poole, nägi teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli natsaretlase Jeesusega ja taas salgas ta vandega. Ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetruse ligi astudes. Tõesti, kas sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma. Ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk. Ja Peetruse tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Mattiuse 27. peatükk. Jeesus antakse maavalitseja kätte. Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahva vanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Juudas Iskarioti surm. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ja viis need 30 hõberaha ülempreestrit ja vanematele tagasi. Öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates. Neid ei tohi templivaramusse panna, sest see on verehind. Nad võtsid nõuks osta nende eest Potissepa põllu matmispaigaks muulastele. Seepärast hüütakse seda põldu perepõlluks tänini. Siis läks täide, mis prohveti Jeremiia kaudu on räägitud ja nad võtsid 30 hõberaha hinna, mille vääriliseks Iisraeli lapsed olid hinnanud ja andsid need Potissepa põllu eest, nii nagu issand mind oli käskinud. Pilaatus mõistab Jeesuse surma. Jeesus pandi aga seisma maavalitsejate ette ja maavalitseja küsis temalt, sina oled siis juutide kuningas, aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta ei vastanud Jeesus midagi. Siis ütles Pilaatus talle, kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad? Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna. Nõnda, et maavalitseja pani seda väga imeks. Maavalitsejal oli aga tava vastu pühi lasta vabaks üks vang, keda rahvahulk tahtis. Tollal oli vangides seas Barabase nimeline kurikuulus mees. Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt, kumma te tahate, et ma lasen teile vabaks, kas Barabase või Messiaks nimetatud Jeesuse? Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud. Aga kui Pilaatus istus kohtu järel, saatis ta naine talle sõna.
ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud. Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahva hulki, et need nõuaksid Barabast Jeesuse, aga laseksid hukata. Maavalitseja küsis veel kord, kumma neist kahest te tahate, et ma vabaks laseksin? Nemad vastasid, Barabase. Pilaatus küsis neilt, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks? Nad kõik ütlesid, löödagu risti. Aga tema lausus, miks nii? Mis halba on ta siis teinud? Rahva hulk karjus aga veel valjemini, löödagu risti. Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahva hulga ees oma käsi, öeldes, ma olen süüta selle verest, küll te näete. Ja kogu rahvas kostis talle, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli ja pununud kibuvitstest pärja. Panid selle talle pähe ja piliroo ta paremasse kätte ja tema ette põlvili heites teotasid teda. Tervist, juutide kuningas! Ja nad sülitasid ta peale, võtsid piliroo ning lõid talle pähe. Ja kuna nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantlis seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära risti löömiseks. Jeesus lüüakse risti. Välja minnes leidsid nad Küreene mehe nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma Jeesuse risti. Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Kolgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heitest rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja nad panid ta pea kohale kirja tema süüga. See on Jeesus, juutide kuningas. Siis nad lõid koos Jeesusega risti 2 teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Möödujad aga parastasid teda päid vangutades. Sina, kes lammutad templi 3 päevaga, üles ehitad, päästa iseennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega. Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. On ta Iisraeli kuningas, astuge nüüd ristilt maha ja me usume temasse. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema pääskuda. Kui ta teda tahab, ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Just nii samuti teotasid teda ka koos temaga risti löödud teeröövlid. Jeesus sureb ristil. Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Kella 3 paiku aga kisendas Jeesus valju häälega. Eli, Eli, lema sabachthani. See tähendab, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga mõned sealseisjad laususid seda kuuldes. See hüüab Eeliat appi. Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga imutatud käsna, pistis selle rootsa ja pakkus talle juua. Aga teised rääkisid,
olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda päästma. Jeesus aga kisendades taas valju häälega heitis hinge. Ja ennäe, templi vahepaik kärises ülalt alla kaeks ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnust üles äratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid: tõesti, see oli Jumala poeg. Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides. Nende seas Maarja, Magdalena ja Jakobuse ja Joosepi ema Maarja ning Zebedeuse poegade ema. Jeesus maetakse kaljuhauda. Aga õhtu jõudes tuli rikas mees Arimaatiast nimega Joosep, kes oli ka Jeesuse jünger. See läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu, siis Pilaatus käskis selle anda. Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse ning veeretanud haua ukse ette suure kivi. Läks ära. Aga Maarja, Magdalena ja teine Maarja olid ka seal, nad istusid haua vastas. Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale, järgnes hingamispäev. Tulid ülempreestrid ja variserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid: Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas: mina ärkan 3 päeva pärast üles. Käsi nüüd hauda 3. päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et ta on üles äratatud surnud, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene. Pilaatus lausus neile: siin on teile valvesalk. Minge ning pidage valvet, nii nagu oskate. Nemad läksid ja võtsid haua valve alla koos valvesalgaga, pitseerisid kivi. Matteuse 28. peatükk. Jeesuse ülestõusmine. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja ja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maa värisemine, sest issanda ingel laskuses taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: teie ärge kartke. Ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate ta näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümber kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile: ärge kartke. Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Ja kui nad olid läinud, vaata siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülepreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid
öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitsejad peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid olid õpetatud, ja seda juttu levitakse juutide seas tänini. Jeesus ilmub jüngritele ja läkitab nad evangeeliumi kuulutama. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik melevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.